No tere! Meie elukeskkond ja kultuur ja keel ja selle säilimine on tõsises ohus ning need inimesed, kes selle säilimise eest võitlevad, on loobumise äärel. Kui sa istud kodus ja loodad või arvad, et kõik niimoodi laabub, siis lihtne vastus on, et ei laabu, vähemalt mitte nii kaua, kuni sa kodus istud. Me peame ennast näitama, sest et võim on siiani veel ikkagi rahva käes. 21. juunil kell 13.00, see on tuleva laupäev, siis Tõivere Hiies saad näidata, et sa tõesti hoolid Eesti pärandkultuurist ja keele säilimisest ja saad näidata, et sa oled julge ja sa ei karda. Kui sa tõesti hoolid, siis vaatame, kuidas 21. juunil Tõivere Hiide saada ja mida kõike on öelda Tapiku Olevil. No nii, et kuidas jõuda siis Tõivere Hiide 21. juunil, siis kõigepealt tasub teil üles leida Tapiku ja kui Põltsamaa poolt tulete, siis siit näitab silt Tõivere Hiis ja 8 kilomeetrit. Astun raskelt üle luha. Nii, see on viimane pingutus. Siit on veel Hiide 1 kilomeeter. Et kui te laupäeval tulete, siis peate arvestama sellega, et te ilusti jõuaksite kella 9 Hiide. Ja kuna siit enam autodega edasi ei saa, siis tuleb autot siia parkida. Ja parkimiseks siis proovige jätta nii, et auto oleks tee ääres ilusti ja teised mahuksid mööda. Ja et mingid suuremad kaost ei tekiks, siis kõik autod võiksid olla ka ilusti ühte pidi. Maasun kaste märg ja puhas, jäljed kastes nagu lüngad. Vabarnaisse kasvand küngas, singurd oli maja ase. Kodukased, juurte vastas värsked naadid, tüve ümber okastraadid. Voorus vööda ümber piha, kidad kinni valges lihas. No nüüd ma astusin sammukese Tõivere Hiie tammede poole ja ma olen täna siin järjekordselt selleks, et kutsuda elanikkonda mitte ainult Tapiku inimesi, vaid ka Tapiku lähedalt teisi Põltsamaa valla inimesi, Põltsamaa kihelkonna inimesi ja üle riigi inimesi siia laupäeval, keskpäeval kell 1, et austust avaldada meie tublidele esivanematele, et austust avaldada nendele vägevatele hiietammedele ja ühtlasi olla selle poolt, et need võimsad puud jääksid siia igavesti, et need vaatuulikud ei hakkaks neid vägevaid puid häirima. Selleks ma veel kord kutsun kõiki siia, mitte ainult neid, kes peavad ennast maausuliseks, vaid kõiki, kellel on püha meie loodus, meie puud, meie metsarajad, meie puhas vesi. Tulge siia laupäeval 21. leedokuu päeval. Räägime jumalatega juttu ja arutame asja ka sisuliselt. Peale palvust toimub siin nagunii spontaanne keskustelu ja igaüks võib avaldada oma arvamust. Nii et kohtumiseni laupäeval, pööripäeval, 21. juunil kell 1, sest meil on keskpäev kell 1. Ma tänan.